Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16–22 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No te olete siin rängalt rabanud, te olete hirmsasti tööd teinud, ootate saagi valmimist. Te olete nagu nii palju tööd teinud, et te olete ennast ära väsitanud. See on selline kõige esimene kaart on saagi ootamise kaart. See on selline põllumehe kaart, kes on seemne külvanud, kastnud, väetanud ja nüüd ta vaatab ja ootab, millal saag valmis saab. Edasi tuleb siit see mõõkade 10. No mõõkade 10 on selge läbipõlemine. See on nagu see, et te olete oma tööga seal üle pingutanud, te tunnete ennast hirmus väsinuna. No tähendab, te võite ka vaimselt väga väsinud olla. Edasi tuleb surmakaart. Surm lõpetab ära midagi, mingisuguse etapi teie elus, aga te ei ole rahul. Te ei ole rahul, ma ei saa aru, kas te ei ole rahul sellega, et see asi läbi sai, pole see tulemus täpselt see, mida te ootasite. Ma jõan teile oma rahulolematuseks mingi muu põhjus. Et te võib-olla midagi ootasite, mis ei tulnud nii kiiresti või ei tulnud üldse sellel kujul, võib-olla üleüldse ei tulnud see, mida te ootasite. Et see on rahulolematus. Mis see iganes on, surm lõpetab mingisuguse etapi teie elus ära. Ja teil nagu ei ole selleks rahulolematuseks põhjus, sellepärast, et siin all on võidupärg. Te olete saavutusega, teised nagu näevad seda, et te olete saavutanud väga palju. Te ise peaksite ka nagu rahul olema oma saavutatuga. Teil on võidupärg, te olete võidukalt välja tulnud sellest kõigest, läbi tulnud. Et surm lõpetab midagi ära ja seda ei ole mõtet küll taga nutma hakata. Sellepärast, et elus ees ootavad teid ju uued projektid. Ja uusi projekte ma näen siin kohe, see on müntide 3 siin selle võidupärja kõrval. Teil on peas juba uued plaanid. Te nagu üldse ei taha seda võitu nautida. Mina ei tea, olete te pettunud, et see pole olnud nii vägev. Kui võrrelda nüüd praegu, ma ei tea, olümpiamängudega, et siis te tahtsite nagu saada kulda, saite võib-olla hõbeda või saite hoopis pronksi. Ja te pole nagu rahul. Mis siis, et võidetud on ja mis siis, et töö on tehtud, aga tulemus ei ole nagu see, mida te ootasite. Aga teie peas on juba uued plaanid, teil on uued projektid ja seda te siin kirjutate. Müntide 3 tähendab plaani pidamist ja kõrval on karikate kuninganna ja karikate kuninganna on selline vaimne tasakaalukus. Et laske lahti sellest pettumusest, asuke selle uue projekti kallale, aga võtke rahulikult, sest see läbipõlemise kaart on väga hirmutav siin. Et võtke rahulikult, see müntide 3 näitabki seda, et võtke paber ja pliiats, pange see projekt paberile, pange kõik plussid, miinused kirja, otsige endale siis äripartnerid või teekaaslased, mõelge läbi. Et ärge kohe tormake sellega algust tegema sellel nädalal. Laske seedida sellel, mis on mööda saanud, mis on läbi saanud ja võtke nagu rahulikult. Võtke rahulikult asja kaaluda, mida te plaanite alustada. Et kui te pole selle eelmise, mis iganes teil läbi sai rahul, siis tehke analüüs. Tehke lihtsalt üks analüüs, et mis läks valesti, mis oleks võinud minna teisiti, et mida siis uues projektis nagu silmas pidada, et läheks paremini. Ja karikate kuninganna on selle jaoks väga hea teekaaslane, sest tema säilitab külma närvi, tema on tasakaalukas, tema ei lähe närvi, tema võibki rahulikult paberi peal mõelda, vaadata, vaagida, kaaluda plusse, miinuseid, võib-olla mõne inimesega nõu pidada, et mida tema arvab, et siuke rahulikult tuleks võtta peale ühe projekti lõppemist, mitte tormata sellel nädalal kohe uue kallale, sest et taastuge sellest läbipõlemisest, taastuge sellest väsimusest, mis teil on, et võtke aega iseenda jaoks, et ega teie väsinuna, nii vaimselt kui füüsiliselt väsinuna ei ole te ka väga produktiivne, te ei suuda võib-olla nii palju endast anda, kui te võiksite. Et puhake lihtsalt,
Puhake lihtsalt see nädala lõpp, puhake. Võtke aeg maha, vaadake tagasi, tehke korrektuurid äriplaanides, oma plaanides ja minge puhanuna järgmisele nädalale vastu. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.